ei saa öelda, aga kui nad ütlesid, siis ju seal peab olema mingi iva taga. Sest et omal ajal, kui me tegime näiteks hinnangut, Riigikontroll tegi hinnangut ka haiglate toimimise üle, siis me sealt võtsime väga palju juhtnööre ja hakkasime käituma selle järgi. Samas pean tunnistama, et Riigikontroll oli tihtipeale ka natukene faktidega loovalt ümber käib, kui võib öelda. Aga jällegi selleks, et anda objektiivne hinnang või vähemalt mitte objektiivne, subjektiivne omapoolne hinnang Riigikontrolli arvamusele, peaksime selle tõesti läbi lugema, aga üldisemalt Riigikontroll ei ole teinud sellist tööd, mis vääriks kuidagi hukkamõistu. Vastupidi, pigem Riigikontroll on olnud alati objektiivne, pigem on nad toonud välja kitsaskohad ja minul on olnud Riigikontrolli küll kõikide nende aastate jooksul, kui ma valitsuses olin, väga hea koostöö. Tõesti, ma tihtipeale, mitte tihtipeale, mõnikord ei nõustunud nende hinnangutega, sellepärast, et kui nad andsid hinnangu näiteks selle kohta, mis ei ole objektiivselt põhjendatav, vaid lihtsalt subjektiivselt kaalutletud, siis see on see koht, kus sa teed selle siis Riigikontroll arvab, et võiks olla näiteks haiglavõrgus niimoodi, et meil on üks siis kõrgema etapi haigla. Meie poliitiliselt otsustasime teie, et Lõuna-Eesti regioonis peab ka olema, et on Tartu ja on Tallinn ja siis on veel 2 keskhaiglat, et Järgmise ja Narvas või Jõhvis vabandust. Nii et selles mõttes, et need on kohad, kus on mõnikord võib-olla vaidled Riigikontrolliga, aga mõlemal poolel on argumendid. Aga kui Riigikontroll toob mingisuguse argumendi, mis on selgelt nagu näha, näiteks kas on raamatupidamise reeglite vastu eksitud või on konkreetselt mingisuguse seaduse vastu eksitud, siis need on igati objektiivsed, neid tuleb lähtuda. Kui rääkida Riigikontrolli hinnangust, et RRK tuleks ümber struktureerida, siis see pigem ei ole mitte küsimus võib-olla sellele ringile, vaid nii 2010. aastal kui praegu on küsimus keskkonnaministrile, kuidas tema näeb RMK tööd ja mis on RMK ülesanded. Kas need kõik peavad olema RMK-s, osad Keskkonnaagentuuris, osad kusagil mujal. Et see on see koht, kus ma tõesti olemata kunagi olnud Keskkonnaministeeriumis ei taha võtta seda hinnangut anda, sest ma ei tea sellest. Ma ka väga lühidalt kommenteerin, sest tõesti ei osanud selle peale tulla, et 2010. aasta Riigikontrolli auditit lugeda. Aga see periood, kui ma olen poliitikas olnud, on korra või paaril olnud see teema ümberstruktureerimisest ja ma tean, et seda sellisel kujul, nagu seda teha taheti, ma ei toetanud, et vahepeal, kui te mäletate, räägiti sellest, et Riigi Metsamajandamise Keskusest võiks teha aktsiaseltsi ja ta võiks minna Rahandusministeeriumi haldusalasse ja seda sel perioodil me kindlasti ei toetanud, aga see periood, kui mina parlamendis olen olnud muul kujul, seda ümberkorraldamist pole räägitud ega toimunud ja see, mis oli, see jäi tegemata ja ma arvan, et see oli mõistlik, et tast ei saanud aktsiaseltsi. Aga kui siin tuli nüüd Keskkonnaministeeriumist ja keskkonnaministrist juba juttu, siis üks huviline, kes ei saanud täna tulla, mainis, et EKRE valimisprogrammis oli selline lubadus, et muuta metsandus siis säästlikumaks. Et kas nüüd on EKRE-l on keskkonnaministri koht, et kas ta tahab seda, kas EKRE on huvitatud ikkagi keskkonnaministri kohast ja on teil ikkagi endiselt see säästlikuma metsanduse lubadus nagu päevakorral? Kas ma küsin mulle või? Jah. Valige kumb. Ei miks mitte, ega säästliku majanduse vastu ei ole kellegi mitte midagi ja minu teada, kui praegu on lageraie langi suurus 7 hektarit, siis praegu seadusandlus liigub selle poole, et ta jääks 5 hektarit. 1 hektar on paras, mitte rohkem. 5 on päris suur, et selle ei kunagi nii suuri hektarid pole olnud praegu. Ja kui me nüüd selle juurde tagasi lähen, kui mina alustasin oma metsamehe põlve, siis lageraie langid olid kõik 50 meetrit laiad ja pikkust oli võib-olla 500 ja ma ütlen sellest, et need uuenesid kõige paremini. Aga nagu näete, elu on edasi läinud, aga kui me saame ka 2 hektarit alla, on ka asi sellepärast, et üks asi on see lagemaa, aga teine asi on ka pinnase veetase rikutakse ära, kui see lageraie langi suurus on liiga suur. Aga ma arvan, et EKRE jääb ikkagi selle oma lubaduse juurde, et säästlikumat majandada. Ka säästlikum majandus on see, kui tehakse ka metsateid, uuendatakse
ja kui ennem oli siin juttu just see küsimus, et kas kogukond peab selle metsa tagasi ostma, kas see oli ka RMK käest, äkki see oli eramets, mis osteti? Ei, see on RMK. Sest ma olen kuulnud küll, et ütleme, et see on avalik huvimets, mis on kuskil asulate külgede alla. Ja minu teada kõige viimane see avaliku metsalahingu oli meil siin Põlvamaal Palojärve ääres. Aga minu arust RMK tuli sinna päris ilusa plaaniga välja. Kohalik vald ka sekkub sinna selle arutellu ja siis on see ajalooline Postidee MTÜ seal. Ja minu arust RMK pakub seal aegjärgset raiet, võetakse mingi ribadena maha. Kõige suuremad tormimurud aegjärgses raies. No jah, mina olen ise ka lõikanud, aga oleneb, mis suunas seda tehakse. Vanasti oli meil kooliõpikus see kirjas metsameestele, et lääne suuna pealt jäeti alati mets ette. Kahjuks nüüd enam seda ei arvestata, aga on võimalik arvestada. Ja minu arust seal kogukonnal on ilusti vastu tuldud ja kui seal on 150-aastane mets, öeldakse, et meil ei jätku enam, kui maha võetakse, ei ole seene marja metsa, aga vastu kukub see mets ümber. Aga kui nüüd tehakse mingid ribadena raided, nagu aegjärgsel on, siis jätkub nii marja kui seenemetsa ja tuleb uus mets. Sest arvestaks seda, et kui tuleb lageraide, 5 aasta pärast on seal juba enda kõrgune uus noorendik. Hakkab uus põlvkond pihta. See jutt on õige, et see, kes metsa maha paneb, selle silmad seda lõppraiet ei näe, sest mets kasvab 100 aastat. Oota, 5 aasta pärast ei ole enda kõrgune. Meil oli seal just sama koosolekul oli juttu Tiit Timberiga ja ma küsisin, et ta näitaks mulle, kui kõrge on 7-aastane puu ja siis ta ütles, et umbes nii kõrge. Nii et 5-aastane inimese kõrgune kindlasti ei ole. Ja ma selgituseks veel vaatajatele ka ütlen, et aegjärgne, kahejärgne raie on siis selline, et tehakse 2 järgus ja see viimane järk on siis lageraie. Et see aegjärgne raie ei ole midagi muud, ta on ka uuendusraie, ta ei ole hooldusraie, nii et ta ei ole selles mõttes selline mingisugune võluvits. Ta lihtsalt, ütleme siis, heidutatakse inimesi, kes ei ole nii kursis selle terminoloogiaga. No jah, ma ei tea, millist puud see Timberg mõtles selle peale, äkki tamm, mis on algul kasvult hästi aeglane, väiksest peal pärast kasvab. No kui me läheme metsa, siis te saate männi ja kuuse vanuse ilusti ära vaadata. Ta kasvab 20 centimeetrit aastas kuskil. Algul pannakse seemik, männi pannakse seemikud maha, kuusel pannakse istikud. Ja tänapäeva kuuse istikud on juba ise 30 centimeetrit kõrged. Nii et noh, me võime siin metskonna taga ringi teha, kui oleks valge, siin on sai selge, aga hästi. Kui neid istikut ei hooldata, siis tõesti nad kasvavad aegamisi, aga neid peab iga aasta võsast puhtaks toituma ja siis see mets kasvab väga ruttu. Seda ma olen ise teinud. Kui tohib, ma ütlegi, ma pidin pool lõpetama, peagi 7 Võrus olema, mina kahjuks üle aja kindlasti olla ei saa. Aga lihtsalt, et see maatüki ost oli tõenäoliselt see Saue valla näide siin sama septembris, et kui RMK teeb aeg-ajalt enam pakkumisi, siis see Saue valla juhtum oli see, kus tegelikult see maatükk siis pandi enam pakkumisele ja vald lihtsalt otsustas selle ära osta, et see ei läheks erakätesse ja läbi selle siis me ei teaks enam, mis sellega tehakse, kaitsta siis teist. See on kaua juba olnud kogukonna ja RMK vahel. No seal oligi tõenäoliselt mingi konflikt ja see pandi erampakkumisele, mis tähendab seda, et oleks saanud ükskõik, kes selle osta, ka eraomane. RMK tegevusega, mis on väga üldine pilt üle Eesti, väga paljud kogukonnad on samas probleemid, siis tegelikult me oleme siin ideelises konfliktis, et kogukond peab oma enda metsa endale ostma läbi valla. RMK peaks tegelema Eesti metsaga, Eesti kodanike huvides ja pidevalt me näeme, et need huvid põrkuvad. RMK-l on kardinaalselt teised huvid võrreldes Eesti kodanikega, kelle metsa nad haldavad. Kas te ei näe siin konflikti? Ega lõpuks on kõik üks Eesti ja see RMK on samamoodi Eesti ja RMK teeb ka kindlasti omad otsused lähtuvad teatud huvidest ja soovidest, et millised need on. Ega need tulevad kõik, nagu te alguses ütlesite, et me ei rääkinud ühestki ettepanekust, mis on laual. Kõik, millega poliitikud tegelevad, on inimeste ettepanekud. Miks te neid ei maininud siis? Ei, no selles mõttes, et kogu see töö
on ju tegelikult. Rääkisite väga ümmargust juttu, aga ei maininud. see poliitiku töö ongi väga Aga oleksite võinud valdkond on väga lai, ma rääkisin kliimateemast, ma rääkisin, et rohelepe on oluline, ma rääkisin sellest, et Euroopa Liidu eelarve. Millist kliimaprobleemi Eesti rahva probleemide lahendate? Aga absoluutselt kõik. Nimetage üks Eesti kodaniku poolt teie lauale toodud kliimaprobleem. Aga need on kõik Eesti kodanike probleemid. Eesti kodanikud on meid valinud. Nimetage üks, lihtsalt nimetage üks. Küll me ei hakka vaikama. Ei, muidugi. Ma tänan väga selle taga. Aga meil on üks. Jah, aga kahjuks ma enne teatasin, et ma pean minema tügalt tähele, et ma pean kell 7 olema. Ja üks on mind. Jõudama ei saa hakata. Ei ole metsa raiumise vastu, aga lageraie vastu, hooldusraie peab peamiselt olema ja lageraie peab olema, nagu oli jutt, et üks hektari suurune ja lageraie pole mitte mingisugust puid püsti vaja jätta, see on suur lollus, see kogu see maamurra puruks, see on suur kahju. Ja ei ole mingid metsakaitsealasid, vaid ka looduskaitsealadel peaks metsahooldus sees olema, vaid peaks targalt tehtud olema. Meil ei ole vaja suure kaitsealasid, ainult eraldi mõni kaitseala, kui see alusmets on mingi eritaimestikuga neetu praegu, näiteks Ilumetsa Meenikuna raba ümber, suur tuulemurd, ei puuduta kaitseala. See on idiootsus sinna ette, see mets sinna mädanema. Idiootsus, ma ei tea, kus see välja või ongi. Loodusraidega peab tegema. Meil mädaneb seda puud metsas nii palju, et me ei teagi, mis ongi. Lagele raikid peab püsti jäänud, see on tuhandet tihumeetrit, mida ei ole sinna üldse vaja jätta ja neid jäetakse mitte elu tervet puud. Ebalikud ja pärast murduvad maha ja see on üks raiskamine, aga sellest keegi ei räägi. Kuulge, mina olen aru saanud seda, et iga metsaomanik peab tegema oma metsale metsamajandamise kava. Mitte ei ole lageraik.